Rõõm on teiega jälle kohtuda siin ja kes on kursis, meil on pooleli vaimuannid ja kes mäletab paljusid nädalaid tagasi, kui asi algas ühest unenäost, kus Jumala vaim näitas mulle ühte roostes elektrikilpi. Ja sellest kõik, mis sealt edasi tuli, näidates seda, miks kogudusel ei ole väge, sest et meie need, mis hoovad või mis seal elektrikerbis on, korgid või mis seal on, need on roostes katki, läbi põlenud, unustatud, võib-olla kilbi enda võti on ära kadunud ammu. Elektrikapp või see voolukapp on ära roostetanud ja selline käte laiutamine ei aita ja Jumala poole hüüdmine ka ei aita, et miks ei ole väge ja miks midagi ei liigu ja ei toimi. Ja noh, see on paiguti erinev, mõnes kohas ei ole midagi ja mõnes kohas on nii, et vähe pole asjad toimivad, et milles asi on. Ja Jumala vaim kutsus üles vaatama oma need klemmid ja korgid ja kõik läbi, et kas kõik toimib nii nagu 1 Korintuse 12 meile välja toob need vaimuannid, et kuidas nendega on. Ja mis puudutab vaimuande, on palju segadust, on ka täielikku vaimuandide eitamist, see ei ole sugugi haruldane üle maailma, et nende olemasolu ja toimimist väga suured koolkonnad tahavad väga jõuliselt eitada ja noh, see läheb sinna lapiku maa kategooriasse juba, sest et kui ikkagi miljonites inimestes ja lugematutes kogudustes üle maailma vaimuannid toimivad, siis on väga raske neid veenda, et sa kujutad seda endale ette. Aga noh, on palju ka seda sellist natuke nihkesõpetust, näiteks selline, et Jumala vaim võib anda sulle ainult 1 anni kõigist 9. Umbes nagu käevõru või midagi, et sina said 1 ja teine sai 2 ja rohkem ei saa, rohkem ei ole. Aga me vaatasime seda ka lähemalt, et püha vaimu annid on ju püha vaim, kes neid asju meie sees näitab ja ilmutab, teeb, inspireerib, juhatab. Kõik, keda Jumala vaim juhib, hüütakse Jumala poegadeks. Ja miks peaks püha vaim valima sind juhtida ainult niivõrd fragmentaalselt, et kui sul oleks abi või mingit tunnetust, tarkust, võidmist vaja milleski mingisuguses teises valdkonnas, siis püha vaim pigistab huuled prunti ja ütleb, et seda ma sulle ei anna. See ei ole ju loogiline, et kui vaimuannid on vaimuannid ja sa oled täis püha vaimu, sa oled püha vaimuga ristitud, kes saab püha vaimu keelata rääkida, ilmutada ja teha sinu kaudu mida iganes tema tahab. Asi on ikkagi meie usus, asi on meie treenituses, nii nagu Hebra 5:14 on üks väga hea salm, kus ütleb, et tahke toit on nende jaoks, kes on harjutanud oma meeli eristama, kes on treeninud. Inglise keeles on treeninud. Nii et need, kes on nii-öelda treeninud, harjunud ja on teadlikud ja kuulavad ka Jumala sõna, mida näiteks 1 Korintuse 12 edasi seal peatükis ja 14 ütleb, et me peaksime väga energiliselt nõudma taga, taotlema, jahtima lausa vaimuande koguduse ülesehitamiseks, Jumala rahva tugevdamiseks, kinnitamiseks, toetamiseks. Ühesõnaga, et see Jumala armee oleks igas suunas, igal viisil toetatud, aidatud, et keegi ei oleks kuskil abitu ja teadmatuses. Vaimuannid töötavad, see tähendab, püha vaim on meie keskel, ta töötab ja kinnitab meid läbi kõigi ja igast suunast, kuidas iganes vaja on, eks. Aga see kõik nõuab sõnakuulelikkust, see nõuab aktsepteerimist, et sa oled oluline osa Kristuse jõus ja koguduses, sul on vastutus ja kohustus
mille piibel on sinu peale pannud, et sa pead nõudma vaimuande, mitte iseendale ordenite rinda riputamiseks, vaid koguduse ülesehitamiseks. Ja see kehtib absoluutselt kõigile. Nii et mitte ükski uietseja, mitte ükski alaväärne, mitte ükski ebakindlus ei saa õigustada või vabandada seda, et keegi ei panusta koguduse tugevdamisse, jättes vaimuannid taotlemata või julgemata neid kasutada, kui püha vaim peaks talle märku andma. Nii et vaimuandides liikumine on möödapääsmatu ja ekstreemselt oluline praegusel ajal ja selles ajas, millele me vastu läheme. Me oleme nagu üks tõeliselt rumal lambakari, kui me ei ole relvastunud ja varustunud teadlikkusega püha vaimuandidest ja olles varustamata oskustega, kuidas nendes vaimuandides liikuda, kuidas neid kasutada, kuidas millal midagi ütlemata jätta, kuidas mitte ütlemata jätta ja nii edasi. Me ei tule sellest ajast läbi, mis ees on, kui me ei ole ennast harinud selles küsimuses, mis on meie pärandi osa, mis meile kuulub pühas vaimus, kes on püha vaim ja kuidas ta tahab ja väga tungivalt tahab nüüd nendel aegadel nagu praegu meid kõiki jõuliselt täies mastaabis ja igas olukorras kasutada. Nii et ma arvan, et see on meile selge, et vaimuandide selgeks õppimine või nendes liikuma õppimine ei saa enam jääda tahaplaanile, see on kriitiliselt oluline. Me mitte üksi ei kaota, ise ei kaota, vaid sõbrad meie ümber, Kristuse ihu liikmed, õed-vennad kaotavad, terve kogudus kokkuvõttes kaotab, kui me ei õpi neid asju ära. Ja nüüd, kui me oleme siin rääkinud praegu 5 osa juba, ja me oleme rääkinud tarkuse sõnast ja tunnetuse sõnast, me oleme rääkinud hea portsu vaimude eristamisannist. Ma arvan, et igaüks on nõus, et me ei saa valida ühte vaimuande nendest ja öelda, et minul teisi pole vaja. Meil on veel terve rida vaimuande ees, millest me peame õpetama. Kui sa oled need kõik ära kuulanud, siis sa pead tunnistama, et sa ei saa hakkama ilma mitte ühetagi neist. Ei saa toimida ainult tunnetuse sõnas, mis viitab olevikule ja minevikule, aga seda, mida edasi teha, sa ei tea, sa ei oska kuulata, ei oska vastu võtta, eks. Või keegi ütleb, et minule piisab ainult tarkuse sõnast. See väga hästi ei toimi alati, kui sa tead seda, mis ees ootab ja mida tegema peab, aga sa ei oska seostada seda ja sa ei näe ja ei oska tajuda ja tunnetada, mida Jumala vaim näitab sulle hetkeolukorra kohta ja inimeste mineviku ja asjade juurte kohta näiteks. Vaimude eristamisannita me ei saa üldse hakkama. Kunagi lugesin ühte Norve Leisi raamatut vaimuandidest ja vaimude eristamisannist ja mul jäi meelde seal väga värvikas pilt, mul jäi see silm ette, kui ta ütleb, et kui me ei õpi vaimude eristamisannis liikuma, siis saatan veab meid enda järel nagu vana kaltsunukku lohinal järel. Ja sulle jääb see pilt meelde, kui sa mõtled sellist vana kaltsunukku, mida siis jalgapidi enda järel lohistatakse. Ja see oli see Norve Leisi prohvetlik pilt sellest, kui me ei saa aru, kellega ja millega meil tegemist on. Nüüd eelmisel korral me rääkisime vaimude eristamisannist ja sellest osast, mis puudutab positiivset poolt vaimude eristamisanni puhul. Et vaimude eristamisand ei tähenda ainult teemonite nägemist ja kurjade vaimude äratundmist, vaid vaimude eristamine. See sõna juba ise ütleb, et see puudutab vahetegemist. Me vaatasime eelmine kord ka seda, et see sõna ise nendes algtekstides ja inglise keeles tähendab äratundmist. Et sa tunned midagi ära, nagu umbes nägupidi tunned ära. Taipad, kellega tegu, eks. Või see tähendab selget vahetegemist või selgelt eristamist ja selgelt nägemist, nii et sa lausa näed. Ja
See tähendab, kui me räägime siis vaimude eristamisannist selles võtmes, siis me saame aru, et ei ole ju tegemist ainult kurjade vaimudega. Jumal on vaim, kus on issanda vaim, seal on vabadus. Seega eristamine algab juba sellest, et sa tunned ära issanda vaimu, sa tunned ära Jeesuse vaimu, isa Jumala vaimu, sa tunned ära püha vaimu ligiolu, see on vaimude eristamisand. Näiteks üks, kes ei tundnud ära, oli piiblis, Vanas Testamendis on näide Taaveti naine Miikal. Kui Taavet tantsis rõõmust pühas vaimus, siis tema naine Miikal, kes oli nii põlgust ja kibedust täis, ta ei tundnud ära püha vaimu võidmist omaenda mehe peal, vaid ta põlastas oma meest ja arvas, et ta on nagu labane, ta on hingeline ja ta on omal margi täis teinud. Vaata, tema ei osanud eristada püha vaimu. Eks, siis me rääkisime eelmine kord, et vaimude eristamisand on see, mis avab meie silmad nägema ingleid, kui Jumal nõnda valib ja otsustab, et see on hetkel vajalik sind kinnitada. Vahel inglid tulevad, isegi piibli näited, kus inglid annavad käske ja korraldusi, et lausa kellegi elu päästa. Joosep võttis neitsi Maarja või siis võttis Maarja ja Jeesuse ja põgenes, sellepärast et inglid juhatasid igal sammul, kuhu nad peavad minema, mis nad tegema peavad. Nii et on silmavaimude eristamisannita, sa ei saaks näha vaimus ingleid, sa ei saaks nägemuses näha Jumalat troonil, nii nagu paljud on näinud, nii nagu Jumal valib ilmutada ennast. Piiblis on Jesaja, kes ütleb, et kui kuningas Ussia suri, siis ta nägi Jumalat troonil. Ja see on ka samamoodi vaimude eristamine, see on vaimu selge nägemine või vaimse maailma või vaimse pildi, vaimse reaalsuse selge nägemine, mis sinu füüsilistele lihalikele silmadele, sinu ratsionaalsele mõistusele, su haridusele ei ole võimalik. Sa nende alusel ei suuda seda näha. Ja mis meil siin veel oli? Me rääkisime pühast vaimust, et see, kui nähti, Püha Risti Johannes nägi tuvi, püha vaimu laskuvat nagu tuvi, või kui nelipühipäeval nähti püha vaimu laskuvat nagu tulekeeli. Kõike seda vaimset maailma eristades ja kas siis nähes lausa, see kõik on vaimude eristamise anni raames, aga täna me pidime rääkima nüüd negatiivsest poolest. Ja seda nagu arvatakse rohkem käivat vaimude eristamise anni alla. Aga tegelikult on siin veel üks kategooria, vaatame, ma väga loodan, et me jõuame täna sellest ka rääkida. Meil on veel lisaks ju hingelikule kuningriigi maailmale, teemonlikule maailmale, meil on veel tegemist inimvaimudega. Inimene on vaim, hing ja ihu, niimoodi, et see vaimude eristamine, vaimude selge äratundmine, nende olemuse, nende natuuri, nende omaduste äratundmine, nii nagu Jumala vaim ilmutab, see on samamoodi vaimude eristamise anni all. Sellepärast, et oma silmaga nähes, kellegi mesimagusat häält kuuldes, sinu loomulik intelligents ja sinu hing ütleb, et tegemist on näiteks väga meeldiva inimesega. Kui Jumala vaim otsustab sind hoiatada, siis sa võid järsku tajuda hoopis teistsugust reaalsust, mis silmaga ei ole mitte kellelegi näha. Aga sellest me räägime siis ka, et kui asi puudutab inimvaimude eristamist. Aga hakkame kuskilt peale. Nii, ütlesime siis, et lisaks positiivsele maailmale vaimude eristamisand võib ilmutada meile negatiivset maailma samamoodi, teemonlikku maailma. Ja mõned näited, ma loen lihtsalt ette aja kokkuhoiu mõttes, me ei hakka neid kirjakohti otsima, igaüks oskab ise neid leida. Üks selline kõige dramaatilisem pilt on Johannese ilmutusraamatus. Kui Johannes näeb kõiki neid sabalisi ja sarvilisi
kõikvõimalikke metsalisi elukaid, lohesid, valeprohveteid, kes seal kõik on. Jah, seal oli mingid konnad tulid valeprohveti lohe ja metsalise suust välja, kurjad vaimud nagu konnad. See film nii-öelda, mida Johannes nägi oma silme ees, see kõik toimis vaimude eristamisanni raames nagu sellel vaimuekraanil, vaimsete silmade ees. Ja ta oskab seda väga hästi kirjeldada. See ei ole sugugi nii tohutu haruldane. Sellepärast, et kui sa oled kogenud ja harjunud ja sa tunned Jumalat ja sa oled sellises ilmutuslikus annis harjunud liikuma või sa ei imesta enam nende asjade üle, sa oskad tähele panna, sa võid näha neid samasuguseid elukaid suvalistes olukordades, kus iganes sa oma elus liigud või inimeste ees palvetad. Sa võid näha neid inimeste kodudes. Sa võid näha näiteks kellegi elutoa seinal vana õlimaali, mille ümber roomavad maod. Ja sa näed seda vaimus ja küsid, kus kohas sa selle maali said. Ja tuleb välja, et selle maali maalis mingi vanatädi, kes oli nõid. Aga maal on ilus, metsamaal näiteks, männid ja nii edasi. Et selles mõttes selline nägemine vaimude eristamisanni puhul, konnad, kõik sellised, mina olen näinud igasuguseid elukaid nii inimeste sees, inimeste taga, inimeste kodus, tänaval ja ma sellest ka räägin natukene. Nii et see on see, millega sa võid arvestada ja seal ei ole midagi minestada. Püha vaim võib näidata sulle seda, kui sul on vaja sellist informatsiooni, et adekvaatselt toimida, et ka teda õigesti esindada ja mitte lõksu langeda näiteks. Siis teine näide, toome näiteks välja Pauluse, kes eristas selles õigesti profeteerinud tüdrukus Püütani vaimu. Mäletate Apostlite tegudes? Et alguses oli jutt õige, aga Paulusel asi sees ei klappinud, vaim kurvastas ta sees, ütleb lausa vist leinas või vaim oli väga häiritud tema sees, kuni ühel hetkel Jumala vaim ilmutas talle, millega tegu on. Vahel on see, et püha vaim ei näita sulle lihtsalt seda pilti niimoodi nagu multifilmis plaksti, vaid sa koged ebamugavust ja sa koged ühte suurt küsimärki ja sul on selline vaev, et mis asi see on. Et mis asi see on, mis siin on valesti, mis ei klapi. Kõik nagu oleks hästi, aga miskit ei klapi. Ja kui sa nüüd pöördud Jumala poole, austad Jumala vaimu ja küsid tema käest, sel hetkel ta võib sulle ilmutada selle tõe. Nii et Paulus eristas Püütani vaimu. Ma vaatan, mis mul siit veel tuleb välja. Kui Jeesus, mäletate, sõitles Peetrust, kui Peetrus hoiatas teda, et Jeesus ei läheks ristile ja võttis nii-öelda Jeesuse ette ja südamest üritas teda mõistusele tuua, siis ta tegelikult ei teadnud, mis või kes teda kannustab Jeesust peatama. Ja kui ta läks Jeesusele seda ütlema, siis Jeesus ütles talle, Peetrus, ära topi oma nina asjadesse, mis sinusse ei puutu. Või et Peetrus, sa oled lihtsalt arg. Ta ei öelnud midagi sellist, ta ütles midagi väga järsku. Ta ütles sõna otseses mõttes, tagane minust, saatan. Ja see äratundmine, see on ausalt öeldes Kristuse ihus äärmiselt vajalik. Sest me võime kippuda nõustama inimesi, kes tegelikult ei olegi päriselt kohal, vaid hoopis keegi teine räägib ja võtab inimese üle. Ja sel juhul meil ei ole vaja teha hingehoidu teemonile, vaid meil on vaja ta otse paika panna ja näidata talle, et ma näen. Sest sel hetkel, kui saatan teab, et sa näed teda, on ta kaotanud juba. Üks tunnus, mida ma olen õppinud kogu selles vabastusteenistuses ja hooliku kõrval liikudes, ma olen näinud seda, et sel hetkel, kui Jumala vaim näitab sulle, millega tegu,
on lahing võidetud. See on lõpetatud, sest saatana trumppäss, mida ta kasutab ära inimese vastu, on tema nähtamatus. Kurjade inglite jõud ja trump on see, et nad on nähtamatud ja suurem osa inimkonnast ei usu, et nad olemaski on. Nad võivad südamerahuga opereerida selles maailmas, teha mida iganes, elada inimeste kodudes, istuda diivani peal jalg üle põlve ja lüüa seal pillerkaari ja keegi ei näe neid, kuni tuleb keegi, kes oskab näha vaimus, kellele Jumala vaim saab näidata. Sel hetkel, kui sa näed, kellega sul tegemist on see pillerkaar läbi ja plats lüüakse puhtaks. Nii et ka vabastusteenistuses, kui sa näed, mida Jumal sulle näitab või ka siis tunnetuse sõna kaudu ilmutab sulle teemani nime, nii kui see asi on sul käes, on asi lõpetatud, sest kui saatan on paljastatud, kui valgus teda paljastab, siis tal ei ole enam pimedust, kus liikuda. Saatan liigub ainult pimeduses, mis võrdub ignorantsusega. Pimedus piiblis tähendab teadmatust, mitte nägemist, mitte mõistmist, ignorantsust, võhiklikkust. Saatan liigub pimeduses. Ja kui valgus teda paljastab, tal ei ole võimalik enam mitte midagi teha. Nii et ka see, et me näeme, me oleme üldse valguse lapsed, me peaksime nägema kordades rohkem, kui me täna näeme, eks ole, valguse lastena. Aga kus iganes valgus midagi paljastab, seal on juba sinul võiduvõtmed käes. Nii, vaatame veel, Paulusest rääkisime, Johannesest. Jeesusel oli veel seal, Uues Testamendis on palju lugusid, kus tegelikult Jeesus kasutab nii-öelda sedasama vaimude eristamisandi, sest Jeesus ei teinud midagi sellist, mida ta ei jätnud meile pärandina, milles meie samamoodi edasi ei liigu nagu tema. Ja näiteks siin ma toon 3 näidet. Jeesal, kui toodi see, kui isa tõi oma selle epileptilise poja Jeesuse juurde. Ja see on üks huvitav asi, mida ma ei olnud varem tähele pannud. See on Markuse 9:25. Kui me vaatame seda kirjeldust seal, et vaim paiskab seda last küll tulle ja vette, ta kiristab hambaid. Nii, sina asud teadjana kohe nagu jüngrid selle lapse juurde ja kukud välja kihutama epilepsia vaimu, langedõve vaimu. Aga kui sa paned tähele, siis kui Jeesus ajab selle vaimu välja, ta ütleb, sina keeletu ja kurt vaim. Inglise keeles on kurtummuse vaim. Ta nimetab hoopis teist nime. Vaadake, kuidas me võime oma intellektiga ja oma selle deduktiivse loogikaga mööda panna. Me arvame, et me saame aru, et tegemist on epilepsiaga. Tegemist on hoopiski kurtumma vaimuga. Teine asi oli seal, kus Luuka 13:16 on see naine, kes on 18 aastat küürus. Haige. Kuidas meie läheneksime küürus ja haigele naisele? Ma arvan, et suure tõenäosusega me paluksime tervenemist, me paluksime talle Jumala abi. Ma ei tea, mida me paluksime. Aga kui sa vaatad, mida Jeesus ütleb ja kui ta neid varisäre seal sõitleb, siis ta ütleb, et kas ma ei oleks pidanud siis hingamispäeval, oli vist hingamispäevast juttu seal, päästma lahti seda naist, keda saatan 18 aastat on sidunud. Tema teadis väga selgelt, sest on juhtumeid, kui Jeesus teeb lihtsalt terveks ja on juhtumeid, kus ta ajab kurja vaime välja. Selle naise puhul, kes on küürus 18 aastat, ei saa ennast sirgeks ajada. Jeesus ütleb, et see on haiguse vaim ja see on saatan, kes on teda sidunud. Nii et ka siin on vaja seda eristamist, kellega sul tegemist on, eks. Ja 3. näide, mille ma olen välja kirjutanud, on Matteuse 12:22-24. Ja seal on, tema juurde tuuakse pime ja tumm mees. Pime ja tumm, lapsest saati.
ja sa palvetad ju loogiliselt loovat imet sellise inimese eest, on ju, paned talle käed silmade peale, paned kõrvade peale, ütled efataa, võiad silmi õliga. Aga mida Jeesus teeb? Jeesus ajab teemani välja. Nii et vaadake, kuidas vahel võib olla see, mikspärast Kristuse ihu saab pettumuse osaliseks ja ütleb, et see ei toimi. Et me ju küll panime käed peale, et haigete peale nad panevad käed ja need saavad terveks. Näe, tegime, ei juhtunud midagi. Väga tõenäoline on see, et paljudel juhtudel ei juhtunud midagi sellepärast, et me lähenesime asjale masinlikult ja automaatselt ja me ei küsinud püha vaimu käest, kellega või millega mul siin tegu on. Sest see ei pruugi üldse olla see, mida meie arvame. Näiteks ma lugesin Derek Prince'i raamatut vaimuandidest. Väga hea raamat, kes leiab seda kuskilt, mina internetist ei ole leidnud, võib-olla olen halvasti otsinud, aga ma sattusin Sambias tavalises toidupoes Derek Prince'i vaimuandide raamatu peale viimane kord ostukeskuses lihtsalt raamatuletis ja seal ta toob väga hea näite, kus üks mees tahtis kohutavalt lahti saada suitsetamisest. Ja meie ütleksime, me teame küll, see on nikotiini vaim, see on sõltuvuse vaim. Derek Prince arvas ka seda, palvetas selle mehe eest mitte midagi. Mees suitsetamisest lahti ei saa, viib või hauda, ei saa lahti. Ja nad said eraldi kokku ja see mees hakkas rääkima oma elust ja rääkis oma lapsepõlvest, kuidas tema ema usk talle närvidele käis. Nii et ta lõpuks kodust põgenes, sest talle lihtsalt käis see usklikkus üle mõistuse. Ja hiljem, kui ta sai päästetud ja kõik suitsetamisest lahti ei saa. Ja Derek Prince ütleb, et kui ta istus restoranis selle mehe vastas ja mees rääkis sellest, kuidas ta kodust põgenes, siis Derek ütleb, et järsku vaatas keegi teine tema silmadest Derek Prince'ile vastu ja vaatas umbes sellise pilguga, et kas sa näed mind, et kas sa tunned mu ära. Ja Derek Prince sai aru, see oli mässuvaim. Nii kui see mees oli mässuvaimust meelt parandanud, sest ta ei olnud sellest noorpõlve mässust meelt parandanud, kuigi ta oli Jeesuse vastu võtnud. Nii kui ta mässuvaimust lahti ütles, oli suitsetamise isu kadunud. Vaadake, kui oluline on osata näha, panna tähele ja olla väga tundlik pühale vaimule, mida ta näitab. Väga suured võtmed on selle taga. See pidev läbikukkumine ja lüüa saamine Kristuse ihus, mitte midagi pole lahti Jeesusega. Mitte midagi pole lahti Jumala väega. Lahti on see, et me ajame näpuga järgi, arvame, et me saame kuskilt mingi õpetuse järgi seda järgides tulemusi. Väga tõenäoliselt on 90% saame me pettumuse osaliseks, sest Jumal ei ole mõelnud, et me omandame sellised asjad õppimise teel, vaid Jumal on mõelnud, et see uus Aadam käib temaga igapäevaselt pidevas osaduses ja kuuleb tema käest igavas olukorras värsket sõna, reema sõna ja oskab selle peale käituda, oskab seda järgida, nii nagu Jeesus tegi. Jeesus tegi iga kord uutmoodi, ta lähenes asjadele iga kord uutmoodi. Samamoodi on ka, kuidas Taavet vaatad, need Taaveti sõjakäigud ja kõik. Iga kord Taavet küsis, kas ma lähen, kas nad annavad mu ära, kas see linn reedab mind, kas ma saan seal varju, kas ma tohin sinna minna, kuidas ma sinna, kas ma üldse lähen lahingusse, kuidas ma lähen. Jumala vaim andis talle iga kord erinevad juhtnöörid. Kui meie arvame, et see asi toimib kuidagi meie usklikkuse peal ja automaatselt, siis pole ime, et me käime kogu aeg ninali ja siis oleme pettunud ja solvunud, et see ei toimi. See ikkagi nõuab seda, et me päriselt ka käime oma isaga igapäevaselt koos ja teadvustame seda, et see osadus on elav osadus, mitte lihtsalt religioosne õhkamine taeva poole.
Vaatan veel mõned näited. Piiblist veel. Näiteks ma mainin teile, mäletate, seal on Vanas Testamendis on lugu eedomlane Doeg. Taavet on ühes kojas varjul. Kus kohas, ma vaatan, kas mul on kirjakoht äkki pandud. Esimese Saamueli 22:22, kui sa pärast tahad üles otsida. Taavet on kuskil varjul kellegi ühe kuninga juures ja seal on mingisugune eedomlane Doeg. Ja pärast tuleb välja, et see Doeg läheb Sauli juurde ja reedab Taaveti ja annab ta ära. Ja Saul hakkab liikuma ja hakkab Taavetit jahtima. Taavet kirjutab sellest ka psalmis 52:1-9. Taavet räägib sellest, mida ta koges selle Doegi juures. Aga seal esimeses Saamuelis, seal ütleb Taavet, kui ta kuuleb, et Doeg ongi ta ära reetnud, ta ütleb, ma teadsin kohe, et see mees mu ära annab. Kuidas ta teadis? Vaimu tõristamise and. Vahel sa lihtsalt tead, Jeesus teadis kogu aeg, kes ta ära annab. Ühtegi märki ei olnud. See inimene, võib-olla see Juudas, ütleme, kes tahtis teda või hiljem teda ära anda. Jeesus teadis, et selles mehes on reetlik äraandja vaim, mida ei saa usaldada, ennem kui Juudas üldse selle peale tuligi, et Jeesust ära anda. Sa lihtsalt vaimu teristamisanni kaudu sa tajud, kas kellegi vaim on usaldusväärne või mitte. Ja Taavet ütleb, ma teadsin kohe, et see mees mu ära annab. Nii, teine näide, ja see on väga huvitav näide, mille sa võid ka välja otsida, on prohvet Eliisa. Kas see oli Eliisa või Eelia, nüüd ma võin eksida. See on 2 Kuningate 8, salmid 11-12. Jumal saadab, ma arvan, et see oli Eelia, Jumal saadab ta võidma uut kuningat, kuningaks Hasaeli. Ja ta läheb Hasaeli juurde ja palvetab ta eest. Ja seal ütleb nõnda, et siis see prohvet jäi talle pikalt otsa vaatama. Pikalt, nii et tekkis ebamugavusolukord lausa. Ja tekkis küsimus, et miks sa mind niimoodi vaatad, ja prohvet vist minu meelest hakkas nutma lausa. Ja mida prohvet nägi sel ajal, kui ta pikalt talle otsa vaatas, ütles, ma tean, mis sa tegema hakkad. Ma tean, kuidas sa tapad, hävitad, lõikad rasedad lõhki. Ma tean, mida kõike kurja sa tegema hakkad. Jumal näitas talle, see on ka samamoodi vaimude eristamise and. Mitte ta ei eristanud seal Hasaeelis teemonit või midagi sellist, kurja vaimu, vaid ta ütles, ma näen, milleks sa võimeline oled ja ma näen, mis sa tegema hakkad. Ja see on see inimvaimude eristamisvõime. Nii, ma võin ka mõne näite siin ise tuua, ma ei tea, tundub, et 3. osa tuleb meil veel. Lihtsalt ma arvan, et see on oluline, et me toome erinevaid näiteid, et lihtsalt sul omal mõtted lähevad käima, võib-olla tuleb äratundmine või on hiljem, oskad tähele panna asju. Näiteks minu kokkupuuted. Oli kunagi selline nõid või kuidas seda öelda, sensitive Eestis Luule Viilma, kes mäletab. Kirjutas raamatuid 90-ndatel. Kuni siis see isand, keda ta teenis, ta ära viis. Aga mina olin koguduses ja ühel päeval tuli sinna üks naine, kes poetas minu käekotti minu teadmata Luule Viilma raamatu. Ma jõudsin koju ja siis avastasin, minu kotis on Luule Viilma raamat. Võtan selle lahti ja loen seda, kuidas Luule Viilma on nii kõrgelt arenenud vaimselt, et ta on võimeline suhtlema Jeesuse endaga. Ja ma hakkasin suure häälega naerma, ütlesin, et 3-aastane on võimeline Jeesusega suhtlema, see ei nõua mingisugust erilist aukraadi vaimus. Ja poisid olid mul ka juures ja me tegime sellise naljanumbri ja ma tegin lihtsalt oma poegadele sellise
etenduse või, kuidas me käitume kuradi asjadega. Ja ma tegin välisukse lahti ja esikus oli välisjalanõude kapp. Ja ma viskasin selle raamatu sinna ja ütlesin nalja pärast, et sa sinna jääd. Ja panin ukse kinni. Aga mina võtsin seda naljana. Ja ma ei arvestanud, kes selle raamatuga kaasa tuli. Ja öösel ma ärkasin ülesse, see on jälle selles sinises raamatus kirjas. Öösel ma ärkasin ülesse, ma olin voodis sillas täiesti tagurpidi ja pea oli nagu kuidagi kõveras patja väänatud, nagu mul tahetaks pead otsast ära väänata. Ja ma ärkasin selle peale, et ma vaimus hüüdsin saatan välja. Kärgatasin niimoodi, et ma ärkasin oma enda kärgatuse peale ülesse ja ma vajusin tagasi voodisse ja see seisis mul voodi otsas. Ma nägin sellist kuju, mida võiks nimetada sellises mustas keebis mingi sihuke vanem või keskealine mees. See oli saatan, aga ta nägi välja nagu nendes Dracula filmides need mehed, kes Draculat mängivad. Ma tajusin ta ligiolu voodi otsas. Ja siis mul tuli meelde see, mis Lester Samrel ütles, et kui sa näed saatanat, siis keera teine külg ja ütle, ainult sina. Ma arvasin, et midagi olulist. Ühesõnaga, saatan ei kannata naeruvääristamist, aga ausalt öeldes ega see nüüd õudselt mugav ei olnud peale sellist ärkamist ja näha sellist tegelast voodi otsas, et nüüd minna, ronida voodist välja ja siis mängida vaprat. Aga ma tegin selle ära, ma läksin magamistoast välja, läksin läbi esiku, õudselt ebameeldiv tunne oli, see ligiolu oli lihtsalt vastik. Ja ma tegin selle välisukse lahti ja ma ütlesin nüüd tõsiselt. Jeesuse Kristuse nimel kao välja. Ja ta läks, ilusti läks, ja oli läinud uks kinni, kodu oli vaba ja puhas. Nii et selline naljatamine ei aidanud, aga kui ma seda tõsiselt tegin, siis see toimis. Ja teine näide oli, ma jätan mõned näited vahele, ma mõtlen, et sellest sinisest raamatust sa võid lugeda ka seda, kui ma tajusin selles külabussis Kadrinast sõites Rakvere poole surmavaimu. See oli nõnda, et kui buss tuli ette Kadrina bussipeatuses ja ma tajusin oma sellist tohutut võitlust, et mul on eluohtlik bussi peale minna, ma tajusin surmavaimu ligiolu. Aga mul oli vaja kogudusse minna. Ma läksin bussi peale, istusin maha ja mul oli nii õõvastav tunne, et surm on bussis. Lihtsalt halvav surmaligiolu. Ja ma hakkasin elu eest palvetama, palvetasin keeltes, palusin Jeesuse verd, palvetasin nii kaua, kuni buss sõitis umbes 6 kilomeetrit järgmise alevini. Ja mina kujutasin ette seda, et see buss näiteks paneb Rakvere viaduktilt sealt sillalt alla või midagi sellist. Ja ma hoidsin 10 küünega sealt ees oleva bussi sealt äärest kinni, ees oleva selle bussi istme äärest kinni, et kui mina palvetan kõigi eest ja hoian kõvasti kinni, siis keegi ei hukku, kui me ka bussiga sealt silla pealt alla lendame, sest see surmavaimu ligiolu oli nii tugev. Ja mis siis juhtus siis, kui buss hakkas peatuma järgmise alevi bussi peatuse eel? Kuidas sellega oli? Jah, ta hakkas peatuma, peatus, tegi eesukse lahti ja koolipoisid jooksid välja, kes käisid Kadrina koolis, jooksid välja, sest nad elasid teises alevis. Ja üks poiss jooksis bussi eest üle sõidutee. Ja täpselt samal hetkel, kui ta astus bussi eest välja, jooksis, samal hetkel tuli sõiduauto ja niimoodi, et ma vaatasin sel hetkel, see sõiduauto sõitis sellest poisist läbi. See poiss oli täpselt täiskiirusel liikuva sõiduauto ees ja see sõiduauto sõitis temast läbi ja jätkas sõitu ja poiss oli järgmisel hetkel tee ääres. Ja jooksis kodu poole. See oli niivõrd sür
See bussijuht nägi sedasama. Bussijuht tuli sealt oma kabiinist välja, seisis seal reisijate juures, üleni värises, vandus kurja, ütles, kas te nägite, kas te nägite. Ja samal hetkel läks minu pealt pinge maha. Surmavaim oli läinud. Mida ma tajusin, see surmavaim tuli bussi, ta oli selle poisiga kaasas, sest see poiss oli seal, kui ta Kadrinas oli, ta ropendas ja vandus niimoodi, väike poiss, 12-aastane, ta ropendas ja vandus niimoodi, et sul oli lihtsalt kananahk seljas, külmavärinad, see oli üle mõistuse, kui rüve vaim sellel lapsel oli. Ja surmavaim oli tema kannul ja teda jahtimas temaga kaasas. Kui see asi läbi kukkus, jumala ingel suutis selle poisi ära päästa. Ma ei kujuta ette, kuidas ta seda tegi, aga samast hetkest oli pinge maas ja ma võisin selle eesistme lahti lasta, ma teadsin, oht on möödas. Nii et vaadake, kui oluline on teada, mida teha, kui sa tajud selliseid asju, et sa ei ütle, et ma kujutan endale seda ette. See võib olla elu ja surma küsimus ja sa võid päästa kellegi elu, sa võid päästa iseenda elu. Nii, kas ma toon veel mõne näite? Toon ühe inetu näite küll veel ja siis paneme praegu lõpupunkti. Ma täna rohkem edasi ei lähegi, sest meil on veel siin materjali. Kunagi ma käisin ühes piiblikoolis, ma olen mitmes piiblikoolis käinud. Ja ühes piiblikoolis tuli sisse külalisõpetaja, kes õpetas meile ühte väga vägevat õppeainet. Klass oli rahvast täis, mina olin esimeses reas ja kui see õppejõud liikus edasi-tagasi ja ta oli väga hurmav, väga karismaatiline, tohutu andekas ja mida enam ta klassi ees nalja tegi ja liikus, seda jubedam tunne mul oli. See mees haises sellise hooruse vaimu järgi, et sul oli lihtsalt võis süda pahaks minna. Terve klass oli vaimustuses, tohutu andekas inimene, mina ei suuda teda vaadata, mul on lihtsalt jäle, ma ei näe inimest, ma näen hooruse vaimu, ta on üle võetud hooruse vaimust. Hea küll, õpetas ta oma õppeaine ära ja pärast tundi tuli üks naine tervest suurest klassist minu juurde ja ütles, kas sa tead, kui halb mul oli. Ma ei tea, kas ma kujutasin seda endale ette, aga minu meelest oli see selline hooruse vaim sellel mehel. Ja ma ütlesin, jah, sul on õigus, sa ei eksinud. Mitte keegi mitte midagi ei märganud ja ei läinud kaua aega, kui selle mehe nimi oli kõigis ajalehtedes ja väga rüvedas skandaalis, nimi ja reputatsioon hävinud. Aga see vaim oli ilmutatud meile, see vaim oli tuntav. Nii et pane tähele neid asju, kui Jumal sulle selliseid asju ilmutab. Ma usun, et teil on endil ka olnud, kui te nüüd järele mõtlete, mitmesuguseid selliseid kogemusi. Tavaliselt, kui sa oled selline südamlik, armastav usklik, armastad kõiki inimesi, usud kõik, loodad kõik, sallid kõik, nii nagu 1 Korintuse 13 ütleb, ja sa tõeliselt ei taha mitte kellestki mitte midagi halba mõelda, sa tahad alati uskuda parimat, siis kui Jumala vaim sulle midagi sellist ilmutab, siis sa tavaliselt ütled endale, see ei saa olla tõsi. Mul ei ole õigus niimoodi mõelda, umbes, et paranda meelt, lõpeta ära, miks sa niimoodi mõtled? Miks sa mõtled teisest inimest niimoodi? Kui sa tead, et sa oled oma loomu poolest inimesi armastav ja usaldav ja sa järsku midagi sellist koged või tunnetad või näed, pane seda tähele. Pane seda tähele, see on oluline. See ei ole sulle loomuomane kriitika. Vaata, kui kellelgi on kalduvus kogu aeg urkida, kritiseerida, kahtlustada ja näha halba. Sellel tuleb vaadata võib-olla teemonite väljaajamiseks peeglisse näiteks. Sel juhul ei ole vaja mõelda, et ma midagi jälle tuvastasin kelleski kuskil. Aga ma ütlen, kui sa oled puhta vaimuga armastav usklik ja järsku tabab sind mingi selline nägemus, selline signaal, pane seda tähele. Püha vaim armastab sind ja tahab sulle midagi ilmutada. See ei ole alati väljarääkimiseks.
ma ütlen, et kui sa oled ka selline eestpalveteenistuses, ma ütlen sulle ausalt, kui sa palvetad inimeste eest, Jumala vaim võib sulle näidata uskumatult piinlikke asju. Ja need asjad ei ole välja plurtsatamiseks ja kindlasti mitte kõigi kuuldes. Palun ole diskreetne. Kui vaja, räägi inimesega pärast nelja silma all. Ole ettevaatlik ja arvesta ka seda, et sa võisid eksida. Aga paraku lihtsalt on niimoodi, et eestpalves sa võid näha asju, mida sa pead otsima sõnu. Kuidas seda inimese käest diskreetselt küsida? Nii, et sa ühte suurt kahju sellega ei tekita. Aga ilmselt tuleb küsida või vähemalt anda inimesele teada, et püha vaim näitab seda, mis tähendab seda, et kui su elus on midagi sellist, siis Jumal ütleb, et see ei ole okei. Tema ees ei ole ükski patt salajas ja varjatud ja peidetud, tema ilmutab inimsüdamete kavatsusi ja sa annad inimesele teada, et Jumala vaim armastab sind. Ta tõesti hoolib, aga ta ütleb, see, mis sa teed, ei ole okei, see ei ole hea. Tuleb lihtsalt meelde, et ma kunagi palvetasin ühe tohutult armsa ja meeldiva noormehe eest, tõeliselt meeldiv poiss. Ja kaks noormeest oli. Üks nägi välja sihuke nagu rets. Selline tunne, et ta on just vangist tulnud. Ja sa võid tema eest palvetada ja mõelda, et no, vaatame, mis Jumala vaim siis nüüd laseb palvetada. Ja vastupidi, püha vaim niimoodi kiidab, tunnustab, tõstab inimest ülesse. Täiesti, sa oled šokis, sest sa ei oodanud seda. Ja siis on tema sõber seal, kes on ülikonnas ja lipsuga, juuksed korralikult lõigatud, pehme ja malbe. Ja ma hakkan tema eest palvetama ja ma näen kõige ilgemat roosat. Püüt on madu, kes mässib ennast ümber tema ja see roosa värv oli nagu paljas inimihu. See oli nii jube. Ja kuidas sa nüüd leiad neid sõnu, et sellele noormehele öelda, et ma nägin sellist asja. Kui su elus on midagi, millega sa maadled, siis Jumala vaim on siin selle jaoks, et sind sellest vabastada. Saate aru, mis ma mõtlen? Et see, kui me inimestest palvetame, see nõuab ka diskreetsust. Ma toon ühe näite veel, siis paneme punkti. Tegelikult on mul siin 2 näidet veel, aga hea küll, ma vuristan kiiresti üle. Kunagi oli elu pooldajate marss 90-ndatel oli see elupooldajate ja abordivastane liikumine, Elusõna kogudus vedas seda ja oli elumarss, oli Viru tänavalt läks ja võib-olla keegi mäletab neid aegu. Ja mina olin ka seal kaasas ja me olime seal, kogunesime Viru väravate juures ja see marss pidi siis algama. Plakatid ja asjad ja kõike selline elu poolt ja kuni me seal kogunesime, tuli järsku meie juurde, mina ja veel paar inimest, tuli üks selline 30-ndates naine ja ta oli nii ärevil ja nii ähmi täis ja segaduses või selline nagu hingevalus ja tuli ja hakkas rääkima, et miks te seda teete, kas te teate ka, kui paljudele naistele te haiget teete, et te siin seisate niimoodi ja kas te teate, et on olukordi, kus inimesed on lihtsalt sunnitud aborti tegema ja kui teie siin nende plakatitega näitate, et nad nagu laps ja kõik, eks ole, kas te teate ka, kui palju haiget te nendele naistele teete, miks te seda teete? Ja sa võisid näha, et see inimene on siiralt ärevil ja valutäis ja mina vaatan talle otsa, naeratan armastusega, mõtlesin, et ma lohutan teda ja ennem kui ma suu lahti saan, ma näen tema selja taga vonkleb tutiga saba. Teate, nagu lõvisaba, tutt otsas
ja see saba käis tal selja taga nagu madu, vuh, vuh, vuh. Mis sa siis teed? Samast hetkest ma oleksin täiega eksinud, kui ma oleks hakanud teda hingeliselt lohutama. See, kes tuli meid konfronteerima, oli saatan, see oli teemant. Ja see, et ma nägin heast peast tema selja taga saba vehklemas, see andis mulle märku, Riina, ära näe vaeva. Teil on siin külaline, teil on keegi, kes on selle asja taga, kes tuleb teid heidutama, panema teid süütunde alla, et te enam siia tagasi ei tuleks, et üldse kahtleksite kogu selle missiooni õigsuses, sest ei ole arvestanud, kui paljudel naistel te haiget teete. See oli saatan ise. Kasutades seda inimest, võib-olla tema kurba kogemust, aga igatahes niimoodi Jumal seda ilmutas. Ja veel viimane asi, mis ma tahan siia teile jätta. Üks näide veel. Kunagi kohtusin Uppsalas ühes poes ühe abielupaariga Eestist. Ja nii tore, ma teadsin, et on usklikud, nad on koos Jumalat teeninud. Nii tore kohtumine Rootsis Eesti abielupaariga. Ja ma hakkan rääkima nendega, ma vaatan sellele mehele otsa. Ja mul hakkab nii õudne, seda on võimatu kirjeldada. Ma tundsin peaaegu, et hirmu. Mul oli lihtsalt õõvastavalt õudne. Ja ma mõistus ei saa aru, miks ma tunnen niimoodi, et mul on õudusest nagu seljakarvad ka püsti. Ja kõik jutt on nii tore, see naine oli selline vaikne seal kõrval, ta on alati selline malbe ja uje olnud. Ja niimoodi see lugu läks ja ma ei osanud sellest midagi arvata. Ja hiljem jälle võis ajalehtedest lugeda kohutavalt võigast kohtuprotsessi, mis toimus eriti võigaste detailide tõttu kinniste uste taga. See mees oli täielikult seestunud mõrvavaimust. Mul ei olnud aimu ka, millisel sadistlikul viisil ta oli üritanud oma naist tappa. Mina kohtusin nendega poes, arvates, et tegemist on nii toredate siiraste usklikega ja ma ei suutnud selle mehega rääkida, sest mul oli liiga õudne. Kui ma oleksin taibanud palvetada, ikka tulevad igast sellised mõtted, kas ma oleks pidanud palvetama. Ma ei osanud sellega mitte midagi peale hakata, aga ma sain hiljem kinnitust. See, mida ma kogesin, ei olnud mitte lihtsalt surmavaim, ma kogesin mõrvavaimu kohalolu selles mehes. Nii et see oli täna siis see negatiivne pool ja ei jõuagi rohkem rääkida, nii et järgmine kolmapäev jätkame siis inimvaimu eristamisest ja inimvaimu olukorrast nii positiivis kui negatiivis, kuidas Jumala vaim võib meile ilmutada, kellega või millega meil tegu on või millist abi keegi just konkreetselt vajab. Praeguseks aamen.